Tere kõigile! Protsessrajakas alustab vestlete sarja Söömine, sööjad ja eluolu. Kuidas olla normaalne sööja? Saad lugeda raamatust Normaalne söömine. Abiks on ka 3 mõnusa ja ainevahetuse põhise laulu Normaalse sööja hommik, Normaalse sööja lõuna ja Normaalse sööja õhtu kuulamine YouTube'i kanalis Normaalne söömine. Protsessrajakas aitab turgutada sinu vaimu, hoida sinu naljataju rooste minemast, saada lõbusaid positiivseid emotsioone järgnevate, originaalsete ning mõnusas humoorikas võtmes toimuvate vestletega söömisest, sööjatest ja eluolust. Protsessrajakas aitab alati ka sel viisil hoida eluolu normis. Head kuulamist! Esimene teema, mida protsessrajakas vaatleb, on söömiskäitumise ja sööjate jaotumise lühike üldvaade. Kõigepealt, protsessrajakas ja süsteemne süvaanalüüs on lahutamatult seotud. Tehes järjekordse süvaanalüüsi konstateerib protsessrajakas, et kui inimene tõepoolest millegi poolest erineb loomast, siis vähemalt selle poolest, et inimene lausa loomalikult armastab kõiksugu klassifitseerimisi. Nende ümber tülitatakse, nende ümber kakeldakse, keegi ütleb, et aga minu klassifikatsioon on parem kui sinu oma. Protsessrajakas juhib aga tähelepanu, et looduses ei ole tegelikult klassifikatsioone. Aga olgu, lihtsustamiseks lähme siis edasi niimoodi, et söömist võiks ka ju mitmeti klassifitseerida. Tavalised klassifikaatorid on limiteeriselt, aga piiratud. Jaotatakse niimoodi. Tervislik ja ebatervislik. Kõige söömine ja mitte kõige söömine ja nii edasi. Seetõttu toob rajakas esile märksa sügavama looduses tegelikult eksisteeriva ja põhimõttelisema liigenduse. Ehk see oleks siis jaotus normaalne söömine versus ebanormaalne söömine. Normaalse kohta loe vastavad raamatud. Nüüd aga annab protsessrajakas lühikese, kuid täiesti piisava selgituse ebanormaalse söömise kohta. Loomulikult jätab ta kõrvale need juhtumid, kui inimese kõigesööja söömised on põhimõtteliselt ja olemuslikult kitsendatud religioossete, tõsise tervislike, eelarvamuslike, veendumuslike, vennaskondlike, isamaaliste, parteiliste, feministlike ja muude selliste limitatsioonidega. Kui need kõrvale jätta, saab ebanormaalset söömist defineerida lihtsalt ja täpselt. Ebanormaalne söömine on olukord, kus normaalne inimene ei oska ega saa süüa normaalselt. Selgitame, kui kõht on väga tühi, siis väga näljase inimese söömine on suvalise esimese ettejuhtuva asja ära söömine, mis pole ju päris normaalne. See on üks äärmus. Teine äärmus on rafineeritud gurmaanlus, kus asjaolud mida, millal, kui palju, kellega, kelle raha eest ja nii edasi süüa on äärmiselt ületähtsustatud ja söömisest on tehtud kultus. Ehk nagu Lõuna-Eesti talupoeg ütleb, lausa sõge eesmärk omaette. Ja veel, asi võib kas aja või raha taha pidama jääda. Isegi kui raha on, võib kohata üsna pentsikuid sööjaid, ehk nagu ütles kirjanik Henry Miller, ameeriklased söövad kas või solki, kui sellele on plöristatud piisav hunnik ketšupit. Sööjad. Kõik maailmas jaguneb 2 klassi. Sööjad ja mittesööjad. Esimese klassi kuulujad moodustavad elus looduse. See on ju loogiline. Teise klassi kuulujad aga eluta looduse. Söömisest täielikult loobujad satuvad esimesest klassist teise klassi. Mittesööjad ei saa esimesse klassi kuidagi enam sattuda. Edasi, 3. aastatuhat on ainult sööjate päralt. Aga käimasolev sajand saab olema eriti pikk. Umbes nii 100 aastat. Küll tahab rajakas toonitada, et näljaga on sajand veel palju pikem.
Ja lõpuks absoluutselt parim, mis selle aja jooksul teha, on süüa võimalikult tihti normaalselt.